Aitäh! Head Eestimaa inimesed! Täna annan üle umbusaldusavalduse sotsiaalminister Karmen Jollerile, mille on allkirjastanud Keskerakond, Isamaa, EKRE ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadikud. Meie hinnangul on sotsiaalminister kaotanud usalduse mitmel põhjusel. Esiteks, minister Jolleri soov tõsta erihoolekandeasutuste omaosalus 10% on läbi mõtlemata samm, mis tähendab, et Reformierakond tahab enda tegemata tööd kompenseerida kõige nõrgemate arvelt. Teiseks, minister Jolleri jaoks on saanud tavaks langetada olulisi mõjuga otsuseid kabineti vaikuses, näiteks soovis tõsta erihoolekandeasutuste omaosalust, said erivajadustega inimeste esindajad teada meedia vahendusel. Kolmandaks, Reformierakonna Eesti 200 valitsusel küpseb plaan võtta senisest suuremal määral kasutusele eratervisekindlustust, mis suurendab veelgi ebavõrdsust ja vähendab madalapalgaliste võimalusi saada tasuta arstiabi. Neljandaks, minister Joller ei ole kuulda võtnud ettepanekud vabastada puuetega inimeste automaksust. Selle asemel otsustas ta lõpetada varem regulaarselt toimunud kohtumised Eesti Puuetega Inimeste Kojaga, mis esindab kõiki patsiendiorganisatsioone Eestis. Viiendaks, Sotsiaalministeerium ei ole siiani avaldanud 1. septembril jõustunud uue rahvatervishoiu seaduse juurde käiva nõuded hoolekandeasutuste elutingimustele, mistõttu on pandud ootele hoolekandeasutuste uued taotlused kohtade juurde loomiseks. Kuuendaks, ravijärjekordade vähendamisel ning sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna rahaprobleemide lahendamisel ei ole minister Joller sisulisi muudatusi teinud. Minister huvi puudus või lausa ükskõiksus viibki selliste otsusteni, kus sisuliste lahenduste asemel valitakse kergem tee ehk tõstetakse inimeste omaosalust. Ja seitsmendaks, minister Joller ei ole näinud üles mingit huvi ega initsiatiivi, et lahendada naiste varjupaikade kroonilist alarahastust. Sellega näitab minister üles hoolimatust vägivalla all kannatavate naiste abistamisse. Aitäh!